Kui meie raskuspunkt on pidevalt füüsilises maailmas, siis tundub teadvus kui meie tõeline olemus ebaloogiline, ebapraktiline, isegi absurdne ja ometi just see on ainus koht, kus päris muutus saab alguse. Meie kõige ebaratsionaalsem samm on sageli ainult tõeliselt mõistlik. Kui meie raskuspunkt on kehas, emotsioonides ja mõtetes, siis tundub elu olevat tihe, mõistuspärane, kontrollitav. Meile on õpetatud, et ainult see on päris. See, mida saab mõõta, teha, parandada, seletada. Ja seepärast tundub uskuda, et me oleme midagi enamat kui keha, täiesti ebaratsionaalne. Tundub nagu oleksid sa lihtsalt unelmate maailmas. Aga kui aus olla, kas just see materiaalne vaade pole see, mis meid kurnab? Kas mitte selle maailma mõtiskluse sees me ei väsigi, ei pinguta üle, ei tunne end lõksus? Sest me ei ole ainult see keha. Me ei ole ainult need tunded ega mõtted. Me oleme teadvus. Me oleme elu, mis näeb seda kogemust läbi keha. Me oleme see, mis tajub, mitte see, mida tajutakse. Ja see tähendab, et kõik, mida me tahame muuta, ei saa kunagi päriselt muutuda ainult väliselt. Kui me ei muuda tasandit, kus me loome, siis jääme kõik samaks. Ja kõige ebaratsionaalsem samm, nagu tulla mõistusest vaikusesse või otsustada lihtsalt olla kohal, osutubki kõige mõistlikumaks asjaks, mida sa saad teha. Sest teadvus loob vormi, mitte vastupidi. Keha järgib teadvust, reaalsus järgib olekut. Muutus saab toimuda ainult seest välja, mitte vastupidi.